Tere tulemast Automobiiliku Raatokanalile. Olen Joonas, tegelen hobikorras autode müügiga. Enda spetsialiteediks loen selliste natuke erilisemate autode müüki välismaale, aga üldiselt, kui vajate abi mõne auto müügi puhul, siis aitan hea meelega. Ja lähme siis tänase objekti juurde. Meie ees on 2007 aasta E61 BMW 535D Individual 3-liitrise M57 biturbo mootoriga, automaatkäigukastiga, taguvedu ja läbisõit on sellel konkreetse autol 396 000 juures, just sai 396 000 täis. Aga lähme vaatame lähemalt seda autot ja viskame pilgu peale. Andsin endast parima, et siin talveoludest teda puhastada ja ta on, ma arvan, üsna normaalne kõik arvesse võttes. Mis me siit lähemalt täheldada võime? Siit kapoti pealt on väike täke. Auto see konkreetne masin siis on 19. aastat või 18. aastat kasutuses ja eks siit ikka ühelt siit-sealt leiab üht-teist. Üks asi, mida ma tahaks välja tuua kohe on see, et sellel autol on mingisugused lisad ja mis ei ole tavapärased. Kas need pidurid on nüüd tavalised 535D omad või on need natuke suuremad, ma ei oska öelda. Keegi on nad siniseks kunagi värvinud ja M on peal. Kas see on tehasest või kust see veel võib-olla, ei tea. Nii spetsialist ma ei ole. Te näete, et sellel autol on, need peaksid nüüd olema M-paketi stanged ja külje laiendid, aga see auto varustuse nimekirja järgi ei ole siis M, vaid ta on Individual. Siin on mingisugused Shadowline listud, seda ma olen õppinud. Sellel autol veel on ka panoraamkatuseks, aga see on üsna tavapärane tegelikult nende E61 puhul, et umbes pooltel on, pooltel ei ole. Aga jah, jätkame siit niisuguse välise ringkäiguga. Mina olen seda autot omanud ainult sellise musta aja, näed, siit leiab midagi sellisel mustal ajal, et ma ei ole teda kunagi nüüd väga-väga puhtana näinud, aga ma olen ikka täheldanud, et siit-sealt üht-teist leiab, kui otsida. Kohe oskan öelda, et tagumist kojamees ei toimi ja siin praegu ei ole isegi kojamees sees. Teed minuga koostööd, teed. Polegi sellistes külmades oludes filminud väga. Mõtlengi, et ma ei suuda siit täheldada selle puhtuse taseme juures, et kus siin midagi on, aga see on kõik normaalne. Siin midagi eriskummalist ei ole, et selles suhtes, et rohkem kui tavapärane sellist kulumist väljast väga ei leia. Seda täppi ma mäletan väga täpselt, selle ma leidsin peale seda, kui ma esimest korda auto veega üle lasin. Siin on ka mingi laki kahjustus. Ja need on kõik sellised üsna tavalised asjad nii vana masina puhul. Siin peab vaatama, et ninul ei käi, eks siin on väiksed lumerööpad, aga selline ta väljast üldiselt on. Keegi on siin udutulesid tooninud. Mul on tegelikult taga olemas üks udutuli, teine ei ole. Ma ei saa aru, miks selline tegevus vajalik on, aga pagassis on üks udutuli. Ma ei ole väga tähelepanelikult uurinud, et milline toon ilmselt ilma toonimata. Ja siin mul on selline tunne ka, et see esimene stange ei istu kõige paremini ette. Et ma ei tea, siit külje pealt võiks ju suht kindlalt öelda, et ei ole ja tulede juures ka ikkagi vahe on suur. Kapoti oma, pigem on natukene suur. Aga ma kindlasti ei tea nendest autodest veel nii palju, et ma oleksin mingisugune ekspert. See üks velg on ka mingisuguse ollusega koos, on mustem kui teised. Sellel autol on mingisugused ka, on nad nüüd erilised või mitte, on nad nüüd mingisugune Alibaba kaup või BMW tehase lisa või natuke teistsugused peeglid. Seda ma panin ka tähele. Huvitav see ülemine tihend siit esiklaasi pealt on sellise kulumisega
aga jah, väljas ta selline on. Filmimistingimused täna ei ole kõige lihtsamad. Mingisugune -15 kraadi või mis ta on. Päris külm on sõrmedel siin tehnikaga tegeleda, aga paneme jõuga edasi ja vaatame seest. Nii, uks lahti. Esimese asjana vaatab meile vastu BMW individual liist ja see auto siis on täiesti ametlikult esinduste väljavõtete alusel, mis ma kõik kontrollisin üle, et ta on individual. See on mingisugune äge rool, see on kõige ägedam rool, mis mina 60-61-del näinud olen käiguvahetusvalitsatega. Peal on individual märkeks ja tal on mingisugune selline, kuidas seda nimetama peab siis liist või selline ring on siin. Niuke iluliist ring on rooli peal. No muidugi mulle tundub, et see on see kuulus kummimaterjal, mis on ka Audidel, ilmselt ka Mercedestel sellel ajal, mis on jah, oma ea ikkagi elueast üle poole ära elanud, et ta ei ole enam kõige värskem. Siin võite mulle täpsustada, aga kas see käigukang on ka siis mingisugune lisa, sest see ei ole see tavapärane selle ajastu BMW-de joystick. See ei ole see tavapärane joystick, mis on üldiselt E60-del, 61-del faceliftidel siis, et see auto on facelift. Istmesoojendused, mis toimivad, ventilatsioon ka, mida ma puutunud ei ole. Mis siit seest veel, see on mingisugune ägeda nimetusega nahk. Jälle väga spetsiifiline asi, mina vahet ei tee, aga siit on ikkagi näha, et sellel nahal on ikkagi omajagu kulumist. Vaadake kas või seda peatuge. Nii, vabandan, siin mingist hetkest tuli saatevigat sisse, vajutasin ekraanil kohta, mis muudab zoomi 0,6 peale. Ma rääkisin siin pikalt ja laialt igastahes, see on mingisugune erilisem nahk ja siit on näha, et see on kulunud. Ja mul on selline tunne, mina kui mitte ekspert, et seda on ka värvitud või üritatud kuidagi parandada seda kulumist. Siit alt on ka näha käetoe pealt. On selline tunne, et seda nagu oleks üritatud värvida kuidagi või täita. Istme peal ei ole niimoodi. Aga eks siin on tegelikult siin seljatoe peal nagu tundub, et jällegi oleks. Ja siin eriti. 396 000 läbi sõitnud auto. Ilmselt on see lihtsalt osa normaalsest kulumisest. Ja eks selliste autode puhul ega seda nahka ma usun nüüd väga ülearupaaniliselt ei hooldata ka. Siin on mingisugused erilisemad, kas need on nüüd Piano Black või kuidas neid nimetama peab, liistud. Panen ekraanile selle varustuse koodi. Ja üks asi veel, ja mille veel võib välja tuua, on mäludega istmed, mis ei ole kindlasti kõigil E60-tel, 61-tel. Kuna mis värvi su lagi on oluline teema igasugustele BMW spetsialistidele, siis eestikeelset ülevaadet tehes unustasin mainida seda lisa. Huvitav on see, et varustuses on kirjas antratsiit, mis viitaks sellele, et lagi võiks olla kas tumehall või must, aga antud autol on see valge või beige, kuidas kellelegi. Eriliseks teeb selle lae materjal, mis on siis ehk Alcantara, aga siin võivad enam teadjad üle täpsustada. Aga siit teest oleks sellega kõik, vaatame taha ka. Taga ilmselt peale nende individuaalliistude otseselt midagi erilist välja tuua ei ole, et siit tagant on minu täheldamist mööda need A6 5. seeria E-klass, nad ei ole midagi erilist tagant. Kuna nad ei ole siis see kõige luksuslikum versioon, siis ma mingit väga erilist varustust siin taga kunagi näinud ei ole. Keskel käetugi, eks, ja joogitopsi hoidjad. Aga see on ka suuresti kõik, mis siin taga on. Mõlemal pool Isofix muidugi kõikidele lapsevanematele. Ja vaatame ka pagasnikule. Pagasnikule saame ligi siit, kui me vajutame seda nuppu, sest nagu ikka luugi kaudu siit ligi ei saa, võtmeauku ei ole ja iseenesest luugi lüliti töötab, aga luuki see ei ava. Et lüliti on töökorras, elektrik kontrollis seda, aga luuki see ei ava. Aga siit tagant ka, siin näete minu
nii-öelda kaamerakotti, aga kui see eest ära võtta, siis selline pagasiruum nagu pagasiruum ikka. Õnneks on alles see pagasiruumi kate ja eraldusvõrk, mis kipub kaduma minema autodel. Jah, lähme vaatame siis kapoti alla ka veel, enne kui lähme proovisõidule. Kapoti all, nagu ikka, mootori kate on alles, mis on üks asi, kõigil just ei lähe kaduma, osadel autodel kipub kaduma minema. Panen siit välgu peale, kui palju siit ikka midagi näeb. Ma üritan teile näeta natuke kapoti alt. Ta nüüd siit maailma kõige niiskem ei tundu, näete, siit näeb midagi. Kui ma eksi, siis kas see on EGR jahuti või mis ta on, see lekib kõikidel nendel M57 3-liitristel. ABS-i pump. Siit on võrdlemisi, kui mitte täiesti muidugi, eks tegemist on diiselmootoriga autoga, võrdlemisi. Et selline ta siit kapoti alt on. Ma ei oska siit palju lisada või mis ma teile siit näidata ikka saan. Aga paneme siit kapoti kinni ja lähme proovisõidule. Saan ma ka sooja ja lähme vaatame siis, kuidas masin sõidab. Nii, traditsiooniline proovisõidu osa ka siis videost. Esmalt tahaks tänada Petsi BMW diagnostikat Peeter, kes siis aitas autol likvideerida elektrivea, mis ostes oli. Aga ma tulen selle juurde tagasi selles suhtes, et mul täna on natuke millest rääkida ka kõrvalist, et esmalt räägime autost ja siis pärast räägin seda kõrvalist juttu juurde. Et kuidas auto sõidab? Sõidab väga hästi, tänaseks olen sõitnud, ma ei oskagi nüüd öelda, 1500 kilomeetrit äkki juba või midagi sellist, 1500 ja sõidu poolele mootor, käigukast, veermik, pidurid ei ole ühtegi etteheidet minul. Et väga mõnus on sõita, kõik need 3 E61, mis mul on olnud, isegi ostuhetkel, enne kui siis mina olen tegelenud mingisuguste probleemide likvideerimisega, on nad kõik väga hästi sõitnud. Et ka see auto kahtlemata ei ole ideaalne.
mina ka omalt poolt, ütleme, et kui YouTube'i sissetulek oleks nendelt videotelt nii suur, et ma saaks auto ostus ja müügis lubada endale tugevat miinust, siis jah, ma paneks nendesse autodesse ka rohkem raha, aga hetkel siis mina olen alati ostnud need autod ja teinud nad mõistuse piires korda, et nad oleksid täielikult sõidukõlbulikud. Selle autoga ka siis ostes oli see elektriviga, mida siis juhuslikult ei mainitud. Selle autoga tegin veel tavapärasemast pikema proovisõidu ka ja ei avaldunud, aga avaldus kohe umbes 50 kilomeetrit eemal. Mul isa sõitis selle autoga siis parasjagu ja siis ta ütles, et viskab gearbox lever faulti, mitte siis käigukasti viga, vaid käigukasti kangi viga. Võib-olla siis seda mitte nii pikaks venitades. Peeter siis, Petsi BMW diagnostika, asub Haapsalus, kes tahab, see saab, mina tahtsin, sain, viisin tema juurde, kuigi ma ise olen Tallinnas, eks. Lõpuks siis jõudis selleni, et probleem on vebastos. Et küsisin enne erinevatest BMW gruppidest Facebookis, pakkuge nii-öelda klaaskuuli pealt, et mis see viga võiks olla ja siis seda webastot mainiti ka. No selle vea ma juba panin teile ekraanile, eks põhimõtteliselt elektroonika, kõik mis siin armatuuris on, läks lolliks, hakkas boot loopima ehk siis sisse välja lülitama ennast. Nii puhurit, nii tabloo, nii raadio, kuni kojameesteni välja. Samas auto mootor ja käigukast toimisid selles suhtes ja ka labad näiteks rooli pealt toimisid ja suunatuli vist oli ka selline vahepealne intermittent. Et siis tuligi välja, et vevastus on asi, et mina küll ise tõmbasin kaitsmed, siin kindalaekas kaitse 23 ja taga 64, kui ma ei eksi, ma juba ankon ja mälu on nagu ta on. Et tõmbasin välja, see ei aidanud ja Peeter siis võttis päriselt pistikud vebastu küljest ära. No muidugi ma ei tea, E65 oli vebastu siin rattakoopas, ma täpselt ei tea, kus ta sellel autol on, aga see likvideeris selle elektrivea. Ja muidugi mina olen ostnud 3 E61, ühelgi autol pole mõlemad esituled töötanud. Esimesel autol oli plokk läbi, teisel autol ma ei saanudki lõpuks teada, et mis see mure oli, ilmselt ka pirn ikkagi, sest vist Angel Light seal toimisid. Ja sellel autol ka samamoodi pirn läbi, et nüüd mõlemad esituled toimivad. Et selle autoga oleme siis jõudnud selleni, et praegu mingisuguseid otseseid elektriprobleeme, mis nagu sõitmis segaksid. Võtame siit natukene jõukontrollima ka, BMW-ga vaatame, äkki saab külge lasta. Aga jah, et selliseid sõitmis segavaid elektriprobleeme ei ole. Nii, aga et olla ikkagi võimalikult läbipaistev, teeme natuke story time'i ka, et kunagi olin mina nagu siuke vend, et mind ei huvita see mehaaniline pool üldse, et mulle meeldib autoga sõita. Et mul olid sellised korralikud autod ja kui nendega oligi vaja midagi teha, eks, siis ma viisin nad lihtsalt remonti. Siin tervitused Andresele, Tiffer OÜ, kes oli päris pikalt minu nii-öelda ihumehaanik või aitas mind väga palju autodega. Aga nüüd, kui ma ütleme selle romundusega olen tegelenud ütleme siis 2022, kui nagu ostsin selle esimese Tuaregi, kui mul nii-öelda main channelil sai 500 000 katsume nüüd seda suurusulustust maha tõmmata, 500 tellijat sai täis, siis ma ostsin selle Tuaregi. Ühesõnaga sellest ajast ma olen nagu tegelenud autodega, mis vajavad natukene hella kätt ja ise nuputamist. Et selle jutuga ma tahtsin siis jõuda, et ka siin selle autoga praegu ikkagi on üks mure, nimelt ta ei lähe soojaks. Kui ma ostsin selle auto, siis oli selline sügisene 0,5+5+10, see oli detsembri alguses ja siis ta oli soe. Aga eile näiteks sõitsin Rakverest Tallinnasse, -20 oli põhimõtteliselt südaöö paiku ja tulles tagasi siin, et nende romukestega, nii-öelda jutumärkides romudega, pead õppima igasuguseid asju,
õppisin siis mina, kuidas avada seda salamenüüd. Peeter mainis seda salamenüüd mulle ja siis ma vaatasin järgi, kuidas see käib. Ühesõnaga, et saaks vaadata auto temperatuuri. Jõuame nüüd väga pika ringiga selleni, millest ma rääkida tahtsin, eks, et ta ei lähe soojaks. Eile maanteel -20-ga, kui ma sõitsin piirkiirusega, siis maksimumtemperatuur, mis ma nägin, oli siin 67 ja kohe, kui jõudsin linna ja hakkasin nii-öelda vaikselt sõitma, siis temp langes 52 peale. Praegu ta on ka siin 55, eks rahulikult oleme kruiisinud, sest ma olen rohkem tegelenud mölaga kui autoga sõitmisega, eks. Et kui me ilmselt siin ikkagi võtaksime nüüd hoo ülesse, selline 90 kilomeetrit tunnis, siis ta tuleks sinna 60 peale, aga ta edasi ei lähe. Autoga tuli kaasa üks arve, kus on ettevõtte, kuupäev, hunnik varuosasid, palju maksma läks, aga autost ega kes tellis pole midagi mainitud. Ma kirjutasin sinna ettevõttesse ja ta oskas mulle ainult nii palju öelda, tundus nagu selline ühe mehe ettevõte, et auto oli E60-61, et tegemist oli ketivahetusega, mida näeb sealt paberi pealt ka, et mingisuguse tõenäosusega on see auto seal käinud, siis tal on vahetatud kett ja selle arve peal olid ka termostaadid, 2 termostaati oli seal ja see arve on aasta 2023 lõpust. Ühesõnaga, kui nüüd see arve on tõene, mida ma siis üritasin verifitseerida, ma ei saanud lõpuni kindlat infot, siis sellel autol peaks olema mõlemad termostaadid vahetatud, sest nii palju, kui ma tean, 2 tükki peaks neid olema. Et siis põhimõtteliselt 2+ aastat tagasi nüüd, 2 aastat ja mõned kuud peale, on tegelikult selle arve järgi pandud sellele autole uued termostaadid. Aga praegu ka 57 näitab see nii-öelda salamenüü mootori tembi näit. Lähme siit, võtame hoo ülesse. 58. Jah, mul on veokontroll on maas ja see püsikat peale panna. Võtame siit, nii kiiresti ei tohi sõita, aga sõidame siit 93-ga. Nii, kohe kui see eest ära läheb. 59, ta tõuseb sinna 60 peale. Et jah, kurat, täna tavaliselt siin nagu sügan kukalt ja ma ei oska teile midagi rääkida, aga täna jätkub juttu kauemaks. Et praegu ta on 60 peal, ilmselt ta väga 67 siis kõrgemale ei lähe. Okei, kui õues läheb soojemaks, siis ilmselt läheb, sest ta ikkagi puhub lõpuks sooja õhku. Ja siis selle autoga sõitmine praegu on selline, nagu aur, hingeõhu aur veel nii-öelda auto sisetemperatuuri juures, piisavalt soojaks ta läheb, et hingeõhu auru ei tule, aga mis see salata, eile olid kindad käes, kui ma sõitsin. Istmesoojendus sees praegu ei ole. Ma ei ole üldse istmesoojenduse fänn, ma pole ühegi autol kunagi kasutanud. Sellel autol peab, et jah, selline teema on praegu. Põhimõtteliselt autost räägitud, sõitsime selle üle küngaste, ma muidugi mölisesin. Ta on, mis puutub käigu osasse siis, nagu enne mainitud, täitsa vinks-vonks ühtegi etteheidet ei ole, mootor tõmbab nagu rong. Teeme ühe rongi tõmbe ka tagasi tulles, sest mul on veel möla. Et ei saa nagu midagi ette heita. Istmesoojendused toimivad, isegi parkimisandurid mingil määral toimivad. Ma ei ole neid lõpuni testinud, aga tundub, et täitsa osad vähemasti toimivad ja ta midagi näitab. Raadio mängib, ma praegu ei hakka mängima, eks copyright ja kõik see, aga raadio mängib panoraami ma ei ole näppinud, muidugi on ju talve ajal, eks. Ma tean, et see nagu, te võite täheldada, GoPro on panoraami külge kinnitatud, et see kate sõidab pealt ära. Mis ma veel oskan välja tuua? Hetkel rohkem midagi. Ja nüüd natuke nendest E61-dest ka, mis ma olen ostnud. Kõikide autodega on alati olnud mingisugused sellised varjatud probleemid, mida ei mainita. Et tegelikult on 3 erinevat meest, kelle käest ma olen ostnud autod. Kõik on olnud väga toredad inimesed. Et selles suhtes mul ei ole tegelikult ühtegi etteheidet, sest erinevalt ilmselt paljudest inimestest mina saan aru sellest,
et tegelikult risk on sinu enda, kui sa lähed ostma sellist kasutatud autot. Et see ei ole müüja asi sulle kõik ette kandikul anda. Mõnes mõttes on ka see selline sotsiaalne mängeks, sest tegelikult nad kõik on mulle rääkinud midagi. Kas nad nüüd peaksid teadma ja rääkima kõike? No mine siis, mul on siin möla, vabandust. Ei tea, ma ei oska öelda, see on selline keeruline situatsioon. Mina lähen alati igastahes autot ostma nii, eeldan, et see teine inimene on kaer ja tegelikult ei tea mitte sittagi autodest suurt, et võib-olla keegi on talle rääkinud on ja midagi ja võib-olla ta ise ka midagi täheldanud, et tal on kasulik mainimata jätta, aga alati tulevad mingisuguse riburadaga, jah, need autod, et ikka sa leiad mingisuguseid asju, nagu siingi, kas on võimalik, et see elektriprobleem tekkis siis just, kui mina auto ostsin? Ei. Ja see ei ole ka selline asi, mida isegi kõige kaerasem autode inimene ei saaks tähele panna, sest sul hakkab kõik vilkuma, kõik lülitub välja, lülitub sisse, see ei ole nagu võimalik, et seda ei märgata. Eelmise autoga, millel oli väga kurb saatus, võib-olla ma teen sellest kunagi mingi video, ma ei ole sinnamaani jõudnud. Samamoodi suur lugupidamine omanikule, meie asjaajamine oli väga hea, aga ikkagi, kui ma läksin autot ostma, mul oli näiteks 0 infot sellest, enne kui ma auto kõrval olin, et okei, teeme rongi ka. Ei saa rongi, kets käib ringi ainult, hea küll, rongi ei tule. No rong tõmbab igastahes, ma luban teile, et rong tõmbab. Näiteks 0 infot, et vahekast natukene teeb häält, kui väga tihedalt pöörata. Ja siis see esimene, mis mul oli, seal oli X asja. Seal sai päris palju asju korda tehtud. Kojamehed ei toiminud ja nii edasi. Kuigi omanik rääkis ka sellest. Kokkuvõttes ei olegi nagu inimeste siunamiseks see jutt praegu, vaid rohkem selline kuradi enda reklaam, sest kui te nüüd peaksite tulema minu käest autot ostma, siis vähemasti saate veendunud olla selles, et mingi esmane sõidukõlblikkus on sellel kindlasti olemas ja see on ka kontrollitud. Siin on mingisugune jääkamakas, ma lähen mööda sellest. Et jah, selliste probleemidega mina ühtegi autot edasi ei anna ja ma tahaks siis väita, et võib-olla siis see ongi ka osaliselt minu mingisugune nišš või et selles suhtes, kui te vaatate kas või seda videot, ma teen autost alt videot, ma tahaks näha mõnda teist Eestis eraisikut, kes oma autot niimoodi müüb. No palju õnne, mina siiamaani näinud ei ole, et jah, võite eeldada mingisugust kindlust, kuigi juriidiliselt mina mingit vastutust võtta ei saa. Garantii kehtib, kuni taga tuled lähevad, aga vähemasti ei ole mingisuguseid, see elektriprobleem oli ikkagi üsna, ei olnud meeldiv üllatus selles suhtes, aga ütleme, nende rontidega tegeledes ka on tekkinud piisavalt külma närvi, et ma väga ei põdenud ka, sest kokkuvõttes ju auto toimiseks ja isegi mina ei tea elektriasjadest mitte midagi. Isegi selle arvelt ma ikkagi eeldasin, et see ei saa midagi tõsist olla, kuna auto tegelikult ju toimis ja toimis ka edasi, eriti just mehaaniliselt peale seda, kui see viga avaldus. Temperatuur on siin rõõmsalt 56, siin ei ole otseselt tänase ilmaga praegu vist mingi -10, -12 ei ole ebameeldiv olla, aga või ei ole, kuidas seda täpsemalt öelda, et ei ole lootusetu olla, et kas ta nüüd just mõnus on, jah, ilu on vaataja silmades, inimesed tunnevad ennast eriti erinevalt olukordades, ega siin soe nüüd ka ei ole, nagu kuulutuses on kirjas, ka kirjalikult sauna teha ei saa. Ma olen mänginud selle siseõhu ringlusega ja siis saad kuidagi selle temperatuuri natuke rohkem siin ülesse.
aga ühesõnaga ma vaatan, kas ma sinna jõuan praegu igastahes. Täna 31.01.2026 läheb auto sellisena müüki. Vaatame, mis elu toob, sest kokkuvõttes jah, tegelikult võiks ju tegeleda sellega. Mõtlen jah, praegu ma pead ei anna, mis edasi saab, et ma kindlasti kasutan seda autot, mul ei ole mingit alternatiivset igapäeva autot, linnas sõitmiseks üks auto on, aga kui ma pikemalt sõita teen, siis vähemasti üksi, siis ma kindlasti kasutan seda autot ja siis ma vaatan, kas mul närv ütleb üles, kas ma tegelen sellega või mitte. Tegelikult peaks tegelema. Huvi nagu on ise ka teada saada. Aga see vist on, ma ei tea, julgelt ajaloo kõige pikem möla. Ma korra käin peas üle. Kas ma unustasin midagi? No jah, kui ma ta unustasin juba, ega ta meelde ei tule. Petsi täna siin. No siin ma rongitõmmet teile näidata ei saa, siin pole pidamist. No veits isegi on. Okei, kraavis ja ilmselt isegi kui ma kraavis lõpetaksin selle sõidu, siis eestikeelse videoga saaks mingi klipi teha, mingi riilid ja asjad. No ma ikkagi ei teeniks nii palju raha, et see kraavi sõitmine ennast ära tasuks. Aga jah, mingi lühikokkuvõte. Sõidab põhimure siis praegu see temperatuuri küsimus, mootori temperatuuri küsimus, juhi seisukohast siis eelkõige see, et sõitjate ruumis soe oleks. Mul E65 oli kusjuures sama probleem. Logisin ja siis talvel näitas, et ma ei mäleta, 20 kraadi näitas jahutusvedeliku tembiks. No siin on vähemalt 55. Jah, muidu sõidab täitsa vinks-vonks, nii palju kui ma tean, siit kõik nupud, asjad toimivad. Selline tegelikult äge auto. Aga kuna ma põhimõtteliselt, miks ma üldse tegelen selle asjaga, ma olen seda võib-olla maininud ka, eks, ongi just selle kanali kasvatamiseks, et kui ma ostan järgmise auto, ma saan teha järgmise video ja nii edasi, eks. Jõuab järgmiste inimesteni äkki, kanal kasvab. Põhiasi siis, millega ma tegeleda tahan, nagu ma seda videot ka alustasin, oleks ikkagi see vähe, Eestis ei ole kõige lihtsam müüa neid erilisi autosid, et aidata inimestel neid vähe erilisemaid autosid müüa, sest jah, Eestis ei ole turg nii suur ja välismaal on seda turgu. Näiteks mul on see E55 praegu müügil, siis seal ka ikkagi kõige suurem, kõige niuke, kuidas öelda, kõige põhjalikum huvi, eks huvi viitab selle mitte millelegi kindlale veel, aga kõige põhjalikum huvi on ikkagi tulnud Rootsist, et Rootsist on läbi WhatsAppi kirjutatud ja küsitud kõige rohkem autoga seonduvaid küsimusi, et seal on nagu kõige rohkem kontakti olnud. Ja põhimõtteliselt siis mina selle kõigega, mis ma teen, suudan jõuda nende inimesteni, et see ongi see, miks ma ka nende BMW-dega tegelen. Siin ei ole mingit tohutut ärisaladust, on ju. Tänaseks mul on mingid teadmised, mingid pealiskaudsed, nii palju kui minu intelligents võimaldab. Aga see on lihtsalt kõige populaarsem bränd. Lihtsalt konkurentsitult kõige populaarsem bränd. Seda marki autosid on kõige lihtsam müüa ja siis sellepärast ma olengi asunud nendega tegelema. Sest ütleme, kui me nüüd südame juureni läheme, siis mina olen ikkagi Audi ja Subaru mees. Kui me nüüd täiesti kõige sügavamatesse nii-öelda, ma ei tea, mul ei ole mingit erilist kiindumust, mulle meeldivad tegelikult kõik automargid, aga ütleme, et nimetame mind, et kuidagi nagu grupeerida, lahterdada, mingisse klikki panna, et Audid ja Subarud on ikkagi minu teema, eks. Audid tulenevalt Audi S1, kas ta oli siis WRC, maailmaralli meistrivõistluste masinast, eks kõik teavad 1985 on ju.
on kuulnud seda Rida 5, Colin McRae 2 ja nii edasi. Sealt on Audi alati meeldinud ja siis Subaru kuidagi ka läbi selle nii-öelda võib-olla orgaaniliselt, et mu isal oli ka Subaru ja davai, oleme siis Subaru mehed. Et ütleme, WRC on see minu põhimõjutus ja siis sealt olen Audi ja Subaru mees ja BMW-d ka. Kui ma ütlen ausalt, E61 M5 on päris kõrgel minu nii-öelda unistuste autode nimekirjas. Ma ei olegi nüüd täna kindel, kas C6 RS6 on eespool või E61 M5. Ütleks täna, et pigem M5 isegi on eespool. Kui üldse siin rääkida milleski, siis R35 GTR on see auto, mis ma tahaksin. Et Subarut siin nimekirjas ei ole, sest tegelikult mul on kõik Subarud olnud ühtepidi, mida ma nagu väga tahaksin. Et jah, seal on mingid erimudelid S207 ja S206. Need on nii kallid autod, et ma võin unistada ju võib. Nissan GTR sama kallis samas. Et jah, ma ei ole kunagi otseselt BMW vend olnud, aga mulle meeldivad. Mulle meeldib M57, diislimeeste 2 JZ. Mulle meeldib E60-61 disaini poolest. See auto on väga äge auto. See on põhimõtteliselt põllumeeste M5. Sõber juba pahandas, et ma nii ütlen. Ütleme siis, ma ei tea, vaeste meeste M5 või. Et ma ei saa öelda, et BMW mind täitsa külmaks jätab, aga BMW ei ole kunagi otseselt olnud minu üks lemmikmarkidest siis. Kahtlemata ka osalt selle kuulsuse pärast, mis on BMW marki omamatel inimestel. Aga see auto, kas või see auto, väga mõnus on sõita. Isegi kui siin on külm, ma naudin selle autoga sõitmist. Et mul on natuke külm ja ikkagi naudin. Et see masin meeldib mulle. Aga ma ei tea. Vabandan, et nii pikalt läks. Nagu ma ütlesin, nii palju mõtteid oli täna, et lasin siis need endast kõik välja. Tegelikult pidi müügivideo olema, aga hea küll. Täna läks pikemalt. Andke andeks. Aitäh neile, kes vaatasid. Võtke julgelt ühendust, kui auto huvitab. Ärge debiilseid pakkumisi tehke. Pole mõtet mulle saata 4000, 4500, 5000, isegi 5500. Üldse ei ole mõtet pakkuda mulle mitte midagi, sest mina tavaliselt panen hinna ja see hind on tahad, ei taha. Kokkuvõttes, nagu ma ütlesin, ma võin ise tegeleda selle autoga ja ise sõita. Mulle meeldib see auto reaalselt. See auto isegi mulle meeldib väga, isegi vaatamata sellele, et tal kõikide varustuses, tal ei ole seda M-i, eks. Ta on individual, aga M-ist ei ole midagi. Et unistus oleks jah, et full M on ja et siis ta oleks päris ideaalne. Aga ma ütlen ausalt, see ei ole nii oluline. See auto mulle väga meeldib, et ma võin taga ise sõita, ärge lolle pakkumisi tehke. Ma jään nüüd vait, aitäh kõigile, kes vaatasid, eriti kui sa siiamaani kuulasid, siis super fänn ja kohtumise nägemiseni kunagi tulevastes videotes. Miks ma tanklasse sõitsin on see, et ma tahan veel videot teha ja tulin kaamerat laadima. Nüüd olen kõik ära selgitanud. Aitäh teile ja kohtumise nägemiseni tulevastes videotes. Auto jaotusvedeliku temperatuur on praegu 54 kraadi. Head aega!